Tere! Mu nimi on Deniss ja ma esindan firmat Reisid Vabadusse, kes me muu hulgas saadame inimesi reisile Kasahstani. Ja Hannes palus mul rääkida paar sõna Kasahstanist. Ja kuna mina veetsin terve aasta Kasahstanis, töötasin seal, ma võin teile tõepoolest üksteist rääkida. Ja Hannes palus mul vastata küsimusele, et miks peaks üks inimene minema Kasahstani. Ja ma arvan, et ta peaks minema eelkõige looduse pärast, sest et loodus on seal tõeliselt kaunis eestlase jaoks. Mäed tunduvad tõesti väga erilised. Ja üleüldse, kuna riik on niivõrd suur, ta on pindalalt suurem kui kõik Lääne-Euroopa riigid kokku, siis ka loodus on seal väga mitmekesine. Mäed, järved, metsad, stepid, kõrved. Loodus on väga teistsugune kui Eestis, et seda tõesti tasub näha oma silmaga. Teisalt Kasahstan on huvitatud seetõttu, et seal on väga palju erinevaid rahvaid koos elamas. Kuna riik on nii suur ja seal on olnud erinevaid hõime rahvaid juba pikka aega ja samas Stalini ajal, Nõukogude ajast saadeti Kasahstani just väga palju inimesi tervest Nõukogude Liidust ja seetõttu ongi, et praegu elab seal koos kasahhe, venelasi, ukrainlasi, sakslasi, usbekke, hiinlasi, korealasi, tatarlasi, tšetšeene, usbekke, uiguure, kõik sellised inimesed elavad koos rahvus ja ei ole mingisugused pingeid näha ja see on väga huvitav ja inimesed on tõesti väga erinevad. Ja kolmandaks, erinevalt pilefilmis Boratis näidatust on tegelikult Kasahstan väga modernne riik ja linnad on üllatuslikult arenenud ja dünaamilised. Ja ma arvan, seda tasub ka näha, et mismoodi üks selline Kesk-Aasia majandus areneb. Ja kokkuvõttes ma arvan, et minu jaoks on olnud Kasahstan selline segu Euroopast ja Aasiast, et päris Euroopat ei ole, aga Aasia ka mitte. Et ma soovitan teil minna Kasahstani. Aitäh!